viimased 5 või natuke rohkem aastat tegelen alateadlikult 25-30 aastat kuskil. Puudub polaaralasse, siis selles valdkonnas olen tegelikult väga võik. Aga et see asi huvitab ja katsun ikkagi areneda ja Eesti liigu kõrgedõudega selles suunas. Ja kui ma siin esimest korda ja osasid inimesi ma ei tunne, siis ma mõtlesin, et ma võib-olla tutvustan, kes ma selline olen, kes seda lugema. Et nagu ma ütlesingi, et ma olen teadlane, pigem nagu hobiteadlane, teadlase eluks Eestis ei ole eriti hinnatud kahjuks ja teadusartiklite kirjutamine toimub õhtutundide või nädalavahetustele, et selles suhtes suhtumine väga palju muutunud, et see on see põhine tegevus. Aga õnneks ma töötan siis sellises valdkonnas, nagu mereuurimisvaldkonnas, kus on väga palju erinevaid sektorid, majandussektorid, kes on meie olemasolust huvitatud, kes on peamiselt siis kalandus, laevandus, kosmose teema ja tänu sellele leiame meile hästi tegelikult rahan, et me teeme igasuguseid vahvaid rakendusi, aga ma olen ikkagi seda meelt, et vahvaid rakendusi on võimalik teha, kui ei ole baasuuringut, sest ainult heas baasuuringus tuleb välja midagi, mida on võimalik rakendada vastasel korral 20-30 aasta pärast ei ole midagi rakendada. Ja ütleme siis, et alguses ma tulin siis teadusesse, ma tegelesin puhtalt suurseemloodustega, siis vähid, karvid, teod, ussikesed ja siis mingil hetkel sain aru, et need ussikesed ei ole seal looduses olnud tüksid, vaid harmoonias selle puukeskkonnaga ja kui Eesti riik sai vabaks, siis oli võimalik minna ka rannikuga uurima. See suuresti piiritsoon ja siis see oli ka poolile tegevus. Ja siis ma pigem kuulnesin selliseks nagu süsteemi bioloogiks ja hakkasin tegema väga palju eksperimente. Eksperimente hakkasin tegema sellepärast, et teada saada põhjus tagajärg seoseid tuleb teha katseid kontrollitud tingimustes, siis muidu me tegelikult ei tea, mis pärast süsteem muutub. Ja me olime hästi vaesed siis, väga optimistlikud ja siis meil on suuri laborid, rahvadelt loomulikult ei ole ja siis tuli teha need katseid looduses. Tuli välja, et see strateegia ei suuda ära, sellepärast, et me olime piisavalt innovaatilised, tehes neid katseid väga hästi ja kuna me olime merekeskkonnas, siis oli nendes katsetes tulemused meile nagu, nad olid paremini interpreteeritavad, ehk siis oli nagu välisloodus. Erinevalt siis rikastest riikides või naabritest, Soome, Rootsi, kes tegi neid katseid pealt laboris. Ja see nagu nii-öelda oli sellises platvormiks või sellises tundes, et jah, me teeme asja hästi, mis siis, et oleme nii-öelda eks-nõukogude liik ja tegelikult teile maailma palju ja võiks veel kaugemale. Ja praegu siis see peavaldkonna asub meil Tallinnas määramised ära, aga meil on hästi palju erinevaid kontoreid üle kogu Eesti välibaaside näol ja siin me ei tegele mereuuringuga, vaid siis ka osa molekülist tegeleb magedauuringuga, ehk siis järgmine üks kraam on Eesti Panga välibaas, kus uuritakse siis kalapead, sinna saab kõik paanik, see on tore koht. Ja mulle endale isiklikult on kõige sümpaatsem selline asukoht, see koht kohaline Kõiguste, asub veel Aimale lähedal Saaremaal ja kus siis ma esimest korda sattusin sinna 3-aastaselt, illegaalselt kusjuures, mu isaga väga ja nii pandi trümmi Pärnust majas ja üteleb, et ma võin välja tulla siis, kui me oleme rannast 3 kilomeetrit keelanud, et siis piirivalve enam mingi näha ja nii läkski. Et selles mõttes väga huvitav töö üle siin, illegaalina nad käib Saaremaal, väga vahva, sa muidugi lagevees ei kohe jälgida, aga nagu selle nõukogude ajal ikkagi oli, et inimene tunneb siirast kahetsust, ütleb, et enam ei tee ja siis edasi läks aga see on piirkond, mis on põnev selles suhtes, et see on Eesti parvanete mereliikmekesisuse epitsenter ja mitte ainult sellepärast, et see on väga seadusi, aga sellepärast, et see ongi väga eriti koht, et sinna tulevad hoovused ja nii edasi kokku, mis toetavad see mitmekesisust eluhoidmine. Ja siis tegelikult see on nüüd kõige enam tsiteeritud merebioloogiline teos ehk siis James Bondi film Spy Who Loved Me ja James Bond oli selles filmis merebioloog
ja ta ütles välja kuldsed sõnad, mis tegelikult kehtivad väga paljude teadlaste jaoks Eestis, et merebioloogi jaoks, et kuniks meil ümbritseb meri, et ei ole mitte kunagi nähtud, et see on nii kaua käime ja teeme oma asju nii hästi kui oskame. Sul on 3 last, 3 poega ja üks nendest soovib ka merebioloogiks, ehk siis järjepidevus. See on ka põhjus, miks ma üritan Eestis ikkagi merebioloogia küsima. Lihtsalt küsima, võid ka oleks ikkagi parimaks regioonis. Milline neist siis see kõige pisem või? Tema kõige pisem, aga merebioloogis soovib kõige vanem saada. Aga ma ei tea, võib-olla tuleb kõigist 3. Ütleme nii, et kõige vanem juba tegi möödunud aasta õiged õpilaste mingi teadustöö konkurss ja ta võitis seal mõlemad ja selles mõttes sai vist endale sellist nagu tunnet, et jah, saame küll ja nüüd see on täiesti teine teema, aga huvitav teada, et minuga teine poeg tahtis ju neid töötada, aga ta oli liiga noor. Eesti seaduste järgi nii noored võivad ainult müüa ajalehti ja maasikaid turul ja mingisugused väikseid asju veel, aga jumala eest teadustöös või mereinstituudis töötada, see on suur kuritegu ja väga lapsevaenulik. Ja me tegelesime sellega ikkagi tõsiselt, juristid koostasid 500 leheküljelised raportid, kuidas kõik nende nii-öelda heaolu vaadatud ja lihtsalt vaadatud. Ja me lõpuks saimegi nii-öelda võidu bürokraatia vastu, et jah, ta võib töötada ja saime nagu ametlikult lapsetööle, et see on väga tore, et inimene on ikkagi saanud töökogemuse, ta selle tööga suuremalt hakkama saab ja ta tulevikus teab, et see vaidlustab. Muidu on niimoodi, et laps on täiskasvanud, mis äkki avastab, et tuleb tööle. Et see on väga kummalne. Et muidu on paanud tõesti ja niisugustest õiguslikest. Et selles mõttes oli hea tulemus, aga ikkagi ühte asja, mida ma pidin veel arjama, see Tartu Ülikool lihtsalt kartis, kui on töötanud Tartu Ülikool. Et see teine poiss mul on väga hea matemaatikas, tõesti väga hea algoritmikas kõikides, ja see tuleb mul ilmselt emapoolne matemaatikavõrdist. Et ta siis modelleerib, kui tegelikult. Ja siis Tartu Ülikoolis öeldi, et ei, seda töölepingusse kirja ei saa panna, et lapsena on modelleerida. See on liiga raske, peab tegema agonist nokkida, loomia mingit sellist. Ja siis ta ei tahtnud. Ta ütles, et ei tahtnud modelleerida, siis seda tegi mõelda kaasa. Ja sai suurepäraselt hakkama, massiline palgalõimisel täiendas ja täiesti hämmastab, et lapsed tegelikult on väga nutikad ja alati. Ja selge on see, et kui mõlemad lapsevanemad töötavad samas asutuses ja ka vanaisa töötab asutuses, mis ahistamised, aga sellised häid näited on tegelikult olemas ja sellega me suudame siis jätkusuutlikkusega tagada. Ja muidugi, mis lapsed armastavad, see, et meil on e-kool. E-kool tähendab seda, et koolis ikka käib lapsed. Ja me saame käia väga põnevates kohtades ja siis, kui abikaasa on ka merebioloogia, valdkonna esitaja, siis saab kõik koos minna ja käia siis pea kõikide kontinentide, ütleme Antarktikasse sinna ei saa lapsi kaasa võtta, aga mine tea, et mulle äkki saab. Ja siis üks asi veel, millega ma olen väga aktiivselt jõutumalt tegelenud ja võib-olla mis on ka siin, miks ma ka siin olen, on teadlasena tegelikult 2 väga olulist missiooni. Üks on see, et mõtleme välja ägedaid asju, aga teine on see, et just rääkida. Et kui see sõnum ei jõua rahvani või siis ka kolleegini, siis see tegevus eriti nagu mõtteid ei ole. Ja see on üks suur asi, suur muutus, mis tegelikult tänapäeva maailmas on juhtumas. Ehk siis väga suur teevänd Eestis, aga see on Euroopa Liidus üldse, selle vastu peaks võitlema. On see, et meil on väga palju projekte, rakendusprojekte, mis ei nõuagi või pigem keelavad teadusartiklite kirjutamist, et see ei ole nagu selle nii-öelda fookus. Ja meil on väga palju väga häid teaduskollektiive, kes teevad head teadust, aga mitte kunagi ei publitseeri. Ehk siis me oleme tagasi selles ajastus, enne seda Royal Society of London, kes on mõtlesid välja sellised süsteemi, et teadlased võiks publitseerida ja see info leviks üle või maale. Siis me oleme ajastus, kus me jälle käima erinevad kriitilised gruppide juures, et küsida neilt, et mida te teete. Mis on see põnev tulemus, mis te teete. Ja see on nagu väga tõsiselt praegu süvenemas ja selle on passiivne vastu tuleks koondab jõud ja võidet, sest vastu juurde ma olen kaotanud teadlast. Kliimamuutus. See tähendab nüüd seda aastat, kui ma tulin merebioloogist nagu tööle. Ja siin on, tegelikult vahet pole, mis ajaseeria, et siin on, ma jätan, et suur osa teist on teadlased või vähemalt kokku koodud graafika, XY tegemisest, ma ei tea, eriti rääkida. Aga näha on, et mingisuguses muu asjas oli nagu metsik muutus. Muutus hästi palju.
ja mingites teistes muutujatest siis jälle oli see mingi väärtus läks hästi üles ja siin on näha, et midagi oli kuskil hästi palju aastaid, seda on vaja teatud aastaid, midagi on täiesti korral. Sel aastal, kui see juhtus, siis minu isa süüdistati, et ilmselt jälle olid alkoholi joomes, pole küll merepeal joone, enam ei joone siis. Ja et kõik on halvasti tehtud, et ilmselt kogusid valesti proove, mingi asju, aga ei kogunud. Kõik oli nagu pidigi olema. Ja siis keegi teadnud, et see on kliimamuutus tegelikult. Ja sel ajal nagu sellest ei räägitudki. Et nüüd jah, või enne seda oli ka mingisugune teooria põhimõtteliselt olemas ja sellest nagu, aga pigem mitte nagu see rohkem mineviku suunatud, suuremad pikemat perioodi. Aga nüüd me kõik väga hästi teame, et looduse stabiilsus tegelikult ei ole, rääkimisest ajutisest stabiilsust momentidest ja siis, kui tuleb niisavalt palju mingit energiat sisse, siis olemas stabiilsüklus tuleb süsteemi energiat muudab midagi oluliselt, siis me kukume mingisse teisse tasakaalu olemas ja selleks, et siin kuskilt välja saada, siis meil on rakendada vaja tõenäoliselt veel suuremat energiat, kui see enne süsteem läheks tagasi sellesse kohta, kus ta kunagi enne oli. Ja mida iseloomustab ka see graafik siin on, et kui siin see sündmus toimus kuskil, siin on nüüd selline skoop, kus ehk siis see andmebaas, kus põhimõtteliselt käivad suur osa teadusartiklitest läbi ja see näitab, et kui palju artikleid ilmutati kliimamuutuse kohta konkreetsel aastal, kus see sõna climate change käivad läbi. Ja näha on, et ilmselt enne uurides seda ka, aga seda uskuti kuidagi teistmoodi. Et see on saanud megapopulaarseks ja seda kaks asja, et üks on muidugi see populaarsem ja teine asja, et järelikult midagi on juhtunud ka. Et see päris nagu ligast õudselt ei tule. Ja ka siin selles konkreetses artiklis on mainitud midagi 80 aastat režiimi lihtest, mis tabas ka Eestit põhimõtteliselt. Ja siis kuna Eesti on selles mõttes väga unikaalne maa, et meil on väga palju erinevaid elustiku ökosüsteemi komponente mõõdetud ja väga mitmed. On väga palju riike, kus seda ei ole tehtud. Siis on võimalik analüüsida tegelikult see päriselt juhtuda. Minu tekkis seda graafikut vaadates, ma olen teadusest sees, ma tean, et selleks, et ilmutada teadusartiklit, peab olema tulemus. Kui on nagu selline negatiivne tulemuseks, aga tulemuseks, et see, näiteks A ei mõjuta B-d, siis sellist teadusartiklit on võimalik avaldada võrdlemist väikse mõjuga teadusajakirjas. Aga kui meil on ikkagi, et A mõjutas väga tugevalt B-d, siis me saame avaldada seal Nature Sciences kuskil. Ja ma tahtsin nagu teada seda, et kui palju siin on nagu reaalsust ja kui palju siin on ka seda bluffi. Sest merebioloogias oli ka avaldatud päris palju artikleid ja kõik räägivad sellest, kuidas see režiimi lihtne siin toimuvad igapäevaselt meie ümber. Ja ma jõuan pärast mulle vaadata graafik, aga alustan pealkirjad Eestist vaadata. Ja siis tekkiski nagu mõte erinevate teadlastega suhtlesid ja panime kokku kõik olemasolevad andmeseeriad, mis on atmosfääri kohta olemas, magevete, jõgede, järvede, abiootilise, biootilise keskkonna kohta, maismaa, tabad, männid, meri loomulikult ja mõtlesime, et süstemaatiliselt nagu uurime neid andmeseeriad 50 aastat põhimõtteliselt ja vaatame, mida need asjad meil tegelikult näitavad, et mis on Eesti maastikul toimunud ja hüpoteesiks oli siis see, et 80 lõpus, kui toimus suur muutus nagu sellistest läänevoogudest, ehk siis meil oli rohkem sooja ookeanid ja ilmkollused muutus, et kas on süstemaatilisi muutusi näha erinevates elude keskkonna andmeseeriates ja kas need jõuavad ka bioloogiasse. Ja siis kui vastupidav on meie oma elusloodus. Ja siis see on detail põhimõtteliselt, aga oli üks mitmemõtteline analüütiline meetod, mis võimaldas, millel oli kõige paremad nagu omadused ja mis võimaldas väga lihtsalt ja lihtsatel alustel kõiki neid ajaseeriaid nagu analüüsida ja sai mingisuguseid läänepintsel kirja pandud, siis põhimõtteliselt on üksik ajakirja nagu siin
hästi palju erinevaid ja siis need kriigud tähendavad mingisuguseid hüppeid, näete ka võib-olla, ma tuulet ei näe, aga siin on niisugune kõikumine käib üles-alla ja mingi andmeseene ja kui suuremad kõikumised tulevad, siis see analüütile vahel siis paneb need piirid, mida ta defineerib üheks režiimi mingisuguseks faasiks, millel on siis kindel mingi tõenäosus. Ja kuna tegelikult andmeseered oli tõesti väga palju, seal 1000 tükki, siis nende vaatamine ei aita nagu võib-olla väga, et saame nagu seda üldist pilti. Ja siis seda sai nagu üldistada selliselt, et rühmitas me need andmeseered vastavalt, et regionaalne kliima, siis Euroopa, see on see NAO, ehk siis North Atlantic Oscillation, mis siis põhimõtteliselt on õhu ja vahe, Assoori ja Islandi vahe. Ja kui see vahe on väga suur, siis see tekitab väga võimsaid torme, läänevoosid, et soe õhkule ookeanid meile, talved on tehtud, suured projektid. Et on kaotanud 4 aasta päeva, aga mõju talvel on kõige olulisem ja sedõttu on ka eraldi siin näitajad mõne asjade kohta on valmis. Et kui me vaatame üldist, et see naos on näha meil, siis samas 87-8 väga suur hüpe, ehk siis joone kaksus tähendab seda, kui tavaline see muutus on kõikide ajaseerid ja siis kastingi tähendab selle režiimi lihtne kasumata vaestus. Kui vaatame nagu kõike neid aastases perspektiivis, aasta keskmisi näiteks, siis nii kui ei ole midagi. Aga kui vaatame talve, siis talvel ikkagi atmosfäär on väga esiatmosfäär, siis on väga oluliselt muutunud. Ja nüüd kui me läheme näiteks mingitesse ruudesse, nendesse elemente vaatame looduse, näiteks siin on rabad sood ja siin on eluta keskkond, siis midagi toimunud hoopis vaja. Ilmselgelt ei olnud seos selle põhjaliku situatsiooniga, vaid siin me saame rääkida mingi kuivendustest ja muudest asjaoludest, mis siis inimtekkelised asjad muutunud. Ja bioloogilistes protsessides meil on ka siin väga palju suuri hüppeid. See on spekulatsiooni objekt põhimõtteliselt, et kas see suur muudatus siin võiks olla kuidagi seotud selle muutusega ja tõenäoliselt on sellepärast, et kui me vaatame, mis seal taga nagu oli, siis rabamendide kasv läks aeglaseks ja rabamendid teatavasti kasvavad hästi siis, kui kuivel ja siis, kui nagu vett tuleb palju, siis männipuu ka ei kasvanud männ ja kuna nendel aastatel, kus ikkagi talv oli pehme, siis oli kas neid sademeturg oli seal palju suurem ja siis raba oli korrekteet rohkem teist. Siis läheme jõgedesse, siin on jõged, eluta keskkond on ju täpselt nii nagu see atmosfääriski, aga veedikumine kõik muutunud temperatuurid ja edasi. Järgedes ei midagi, ei eluta ega elusas keskkonnas, mis oleks seostatav sellega. Ja meres eluta keskkonnas on ka väga selge see hüpe olemas sel aastal ja ka bioloogilistes komponentides on jääb olema. Aga väikse niitega aastatega. Ehk siis osad süsteemid on tundlikumad, osad süsteemid on vähem tundlikumad. Aga see on selline üldistatud pilt, et kui reaalsust vaatame, siis reaalselt meil teeb selline. Ehk siis iga täpikel on üks andmeseene ja täpikesse omavaheline kaugus iseloomustab seda, kui sarnaselt või erinevad need andmeseened omavahel on ja tegelikult ülekande erinevate süsteemide vahel on metsitud suur. Et ütleme nii, et kui teadnud poliitiku juurde hakkab sellest rääkima, siis tõenäoliselt poliitika kliimamuutuste osas, et vaadata, mis on. Ehk siis meil on neid mõjureid niivõrd palju erinevaid ja varieerus on seda suur, et selleks, et näidata kliimamuutuse olemasolu, me peame väga täpselt teadma, kuidas andmeid esitada nagu adekvaatselt. Et kliimamuutus tegelikult ei ole mingisugune hüpoteetiline, see reaalselt toimiv asi ja see on nüüd see skeem, mida näiteks poliitikutel näitab. Ehk siis ilus värviline pilt, lihtsalt seletatav, ehk siis meil tuleb see Lääne-Korea tuule, siin on kohalik talv, kui ilmselt muutu, see vee hulk suureneb, kui tuleb varasemaks, soosus läheb alla, kuna vett on palju, see ongi see põhjus, mis Lääne-Korea ilus ei muutu, siis mereliigid ei saa hakkama. Järvedes on ka tegelikult temperatuur tõuseb ja mis on oluline ja tegelikult huvitav on see, et elusliku reaktsioon on väga nõrk. Ja siin on kaks võimalust, et ongi eluslik on väga vastupidane. Kui mõelda seda, et meil on talvel -30, suvi on +30 või organism suudab 60-kraadise erinevusega elida. Siis võib-olla see paar kraadi siia-sinna talvel
äkki olen väga suur asi. Või ma olen midagi valesti. Ma olen võtnud valestest sõlkorda. Ja selleks, et sa teada saada, peaks ka eksperimenteerima rohkem. Nii, nüüd läheb natukene kaugemal. Ehk siis räägin natukene Läänemerest. See on see, mille kohta ma rohkem välja. Ja mis on Läänemere eripära, on see, et ta on hästi noor ja ebastabiilne. Ja riimvee, ehk siis soolusus, ta ei ole ookean, ei ole ka magedasi. Ja kuna ta on noor, siis siin kohalike liikide evolutsioon on saanud nii vähe toimida, et tegelikult endeemseid liike peaaegu ei ole. Ja kuna liike on vähe ja ka rolle erinevaid on vähe, siis igasugune kliimamuutus suured häirija on tegelikult võrdlemisjohtlik. Reaalsus, mis meil on olemas, et meil on kohutavalt vähe andmeid, ma olen palju uurinud, aga meil on ikkagi vastikult vähe andmeid, kes tuleb ära, ja siin on see vist maksimum, ja need pärnikesed on viimase 60 aasta jooksul käidud külastatud punktide arv. Ehk siis üks kord. Ja kui ma suumiksin sisse, see punkt ei katta ju siin nii suurt ala, see on üks väike ja kui me vaatame seda mustrit, mis meres on salteriigid, mis näitab mingisugust taimsveljade ohtust näiteks, siis mustrid on väga neerud. Ja selge on see, et kui me tahame siin nagu mingisugust üldistust teha, siis tuleb väga targalt seda teha. Ja ma siin kaardistamise kohta veel näitan, et see on see, mida poliitikud arvestavad näidata. Et see on Eesti mereala, mis on praeguseks kaardistatud. Ehk siis seal käinud. Ja seda hakkasime nagu detailselt tegema aastast 2005. Nüüd, kui me liidame kokku reaalselt vaadetud ala, siis mis puudutab nüüd sellist visuaalset vaadust, siis me saame sellise kastikest. See kastik on see pindala, pärilaht, et see on see kastik, see pindala, mida ma olen merest tegelikult näinud. Ja nüüd, kui me läheme nagu, me oleme kogunud ka mingid proove, meremuda üles tood, kus meil on kõik liigsed, vissikesed ja karbikesed üles toodanud ja vaadata, kes seal on. Üks väike vissike jahi sadam ja vaata, see on nüüd see ala. Ja siis tuleb poliitik ja küsib minult, et kuulge, mis saab Eesti merealast homme 50 ja veel palju 1000 aasta pärast. Ja siis meelde tuleb või targad, et ennustada selle tulevikku natuke sama hakkama ka. Aga selge on see, et minevikku ennustada on alati lihtsalt, et seda on kõik. Aga isegi sellist andmet puhul nagu minevikku minna, see ka nagu väga ei ole. Nii. Ja et hakkama saada, me peamegi modelleerima. Modelleerimine on ütlemata huvitav tegevus. Keeruline ka muidugi, aga ta on ikkagi lihtsam kui reaalsus. Mudelina tegelikult tekitame lihtsustatud reaalsust ja meil on siin väga palju erinevaid võimalusi, kuidas seda kõike teha, aga kliimauuringutest lähtuvalt me valisime rahvameetri, mille me töötasime välja eelmine aasta. Ja ütleme, tänased ruumi modelleerimise meetodid on meil tavaliselt sellised, kasutame nagu olemasolevat vaatlusmustreid ja siis leiame seoseid selle keskkonnatingimuste ja siis selle bioloogia vahel, kus me kasutame neid saadud seoseid, et ennustada nii-öelda kogu ala peale välja, mis meil seal on. Aga et mina kui kliimamuutus uurija esitangi selle küsimuse, aga kui me enam ei ole seal, kus me oleme täna, ehk siis meil on mingi režiimi nihe, ehk siis meil on uus maailm, uued reeglid, siis me ei võinud seda teha. Kõik need ennustused, mis me teeme nagu tulevikku, on vale, sellepärast et me kasutame valeseid mõned põhimõtteliselt. Ja kui me Läänemerd vaatame, siis kui maismaal võib-olla räägitakse, mis on kliimamuutus. Kliimamuutus on see, et meil on tõenäoliselt soojemaks läheb või talvel suvel läheb külmemaks, liiskuste natuke talvel rohkem saeb, siis tormenid või selliseid ebaregulaarsusi on nagu rohkem, siis see on meri. Ja kui ma nüüd rääkisin, et Läänemeri ei ole magevesi ega merevesi, siis enamike mereloomade jaoks on 5 promilli soolsust, see maagiline piir, millest üle ei suudeta minna.
et kõik, mis on selles suurem, on nendele liikidele, kes lähevad ja seda vastu enamasti on okei. Kõik, mis on väiksem, suurem osa hoonest suurepäraselt toimib seda. Nii, kui meil praegu on need piirid, siis prognoos aastaks 2070 on sellised piirid. Et see on päris karm. Ja kas see tegelikult realiseerub, saame näha. Ega me ei kauga. Võib-olla tekitakse ajaga sinna vahepeal, siis saame rännata tulevikku. Aga see võib juhtuda samasti ka 10 aastatest. Et kliimauurijad ju teavad väga hästi, et me tegelikult ei tea, kui kiiresti millega see juhtuvad ja kas need realiseerub. Ja selleks, et nüüd seda uut reaalsust ennustada, meil ei piisa olemasolevatest teadmistest, sellepärast, et me tegelikult ei tea, mis juhtub. Nii, ja siis, et näitlikustada veel seda nagu, et mis see muutus siis meiega kaasa toob. Siin on meil Soolase veel valim põhisadru, oleme kõik merekandel näinud. Ja kui läheb mabedaks, alla 5 grilli põhisadru mabeda, tuleb teenige. Et hoopis teine laine. Ja veelgi enam, et see penikeel ei tule meil tõenäoliselt sellesse kohta, kus on põhisadru, vaid need kihid, kus põhiliselt osad jäävad täiesti tühjaks. Selliseid etnikaid, mis on kogu aasta läbi kivide olemas, nii nabedus Eesti tuleb läänelises suunas vastu. Ja siis see penikeel tuleb tehnikele, et kõik nagu muutub ära. Nii, aga et ikkagi anda mingisugune hinnang, et mis meil on toimuma hakanud. Tegime sellist asja, et uurisime seda põhisadu, kes on läände kõige tähtsam liikmata välikumene. Põhjus on see, et esiteks ta on kõige suurem, ta on igal pool ja ta pakub elupaika, ma ei tea, 200, 300, 400 liikine, hästi tähendis. Ja siis see Keelteid pakandi moodi loom, kes on tegelikult lehtsarv, aga põhjustab pakand ikka. Ja tema siis on seotud selle samased põhisadruga sööb seda. Ja on ka siis peidus ahvena ja teiste palametsest hea meelega on vastates süüa. See on kõige keerulisem slaid sellest ettekannast. Aga põhjuseks on see matemaatika, mis seal taga on. Stepi aanosa. Aga see mõte on tegelikult see, et me tegime eksperimente. Me tegime hästi palju eksperimente. Me võtsime arvesse kohalikku geneetilist baasi varieeruvust ja tekitasime nende loomadele taimedele sellise olukorra, mida prognoositakse aastaks 2070. Ja vaatasime, mis juhtub. Siis me võtsime sealt eksperimendist need mõjutugevused paraneme ja panime levikuandmetesse. Ja eeldasime seda, et levikuandmetes olevad juhuslikkus, et see jääb vajadusfüüsika, mis üldiselt võiks olla. Ja sellised kombineeritud mudelid, kus me panime need asjad kenasti kokku, on suurepärased selleks, et ennustada seda, mis meil hakkab tulevikus juhtuma. Ehk siis võib-olla need mudelid ei kirjelda protsentuaalselt oluliselt rohkem kui need traditsioonilised mudelid, aga meil on selle taga põhjus-tagajärg seos. Ja ma olen ära määratlenud, see on väga suur asi, sest me tegelikult kontrollime mudelid selles suhtes, et mis nad juhtub hakkavad. Ja võib-olla kõige olulisem sõnum, seda rääksin Keskkonnaministeeriumis ka, said isegi aru, mis on tore, on see, et kui me vaatame tulevikku, siis ja siin on see koodmudel, kus on nii eri kui ka eksperimendi arvesse võetud. Sinine värk tähendab seda, et liik ei ole. Punane värk tähendab, seda on väga palju. Et kui nüüd väga natukene sisse suunda kahjuks ei näe, siis põnev on see, et Tallinna vähe piirkondades see põhisadru jääb natukene alles. Aga näiteks Lääne-Eestis enamikes kohtades kaob ära. Probleem on selles kaitsealad paiknevad meil Lääne-Eestis, Tallinna läheb ühtegi kaitsealad. Ja siis kaitsealudel kaob ära see liik, keda me kaitseme. Järelikult kaitsealad ei tohiks olla kivisse räägitud, vaid peaks mõtlema sellele, mis tulevikus juhtub. Ja aga see on puhtalt keeruline, sest see on ainuke liik, vaid see on teisi asju ka. Ja et selle pilti natuke veel keeruliseks ajada, siis on selle 5000 aasta jooksul Läänemeres siiski väike evolutsioon toimunud. Paljud teadlased küll vaidlevad, et kas see on üks liik või erinev liik. Meil on selline kääbus põhisadu.
ja see on selles mõttes põnev liik, et nad avastasid esmakordselt Skandinaavias, kes me teadsime, et see on olemas, aga me pööranud sellele tähelepanu. Ja Skandinaavias nad avastasid seda, et kui see tavaline põhisaru on suuliselt sigitaim ja isa-emale peab olema hästi lähestada. Kui see mõttes sigine toimub, eks on umbes 40 sentimeetrit ja kui see distants on suurem, siis see õõlestub ja tagajärg ongi see, et kui me hävitame selle põhisaru ära, siis see taastumine kohutavalt aeglaselt. Aga nad avastasid selle käärbusvormi ja käärbusvorm palju vegetatiivselt ehk siis tükideks ja kinnituvad ja kasvavad ennast edasi. Ja siis nad avastasid veel sellise asja, et seal Rootsi rannikul on olemas, nad ei mäleta, kus oli need emased lisad, aga ainult üks sugu. Ehk siis tegelikult kuskilt oli tulnud üks tükk ja siis oli seal tegelikult kiivselt palju nende siiamaani palju. Ja siis ma tekkis huvi ja hakkasin uurima ja vaatasin, kus see Eestis on ja tuli välja Saaremaal kõige rohkem. Ja Saaremaal on nii emased kui lisad. Ehk siis siin evolutsioon on reaalselt toimunud meil Saaremaal. Kunagi 50 aastat tagasi toimunud mingisugune mutatsioon, natuke aegas edasi, et meil tekkis täiesti uue paljumisstrateegiaga, uue võimekusega taim, mis on siis kohanenud kohastanud siis äärmele tingimusele. Ja kui me nüüd vaatame seda suuremuse näitaja, siis tegelikult teatud genotüübi kombinatsioon jäi ellu. Ehk siis see on järgmine sõnum nendele keskkonnakaitsetele läbi Keskkonnaministeeriumi näiteks, et kui me tahame, et see põhisaru jääks Läänemerele alles, siis tegelikult ainukene võimalus on koguda kokku see nii-öelda elukäär genotüüp ja teda viia erinevasse kohtadesse. Et see on küll selles mõttes ei ole hea mõte, et me transpordime geene ringi. Aga see oleks mõeldes seda, et tükikesed nagunii siin hoogustega võib päevad liikuda seal 500 kilomeetrit ühes teises suunas, et see ei juhtub ka looduslikult nagunii, aga see oleks suurepärane võimalus päästa, kui siin nagu suurem kuusinakul juhtub. Et selles mõttes Läänemeri on hästi uuritud, aga suur järele üllatus juhtub kaugemale maailm. Ja see lugu viib mind natukene ka selleni, miks ma just tarvitas selleks, et peab kohe tasub minna, aga see on konkreetne. Et siis kunagi sai saunas oli ka kes marutlema selle teadlastega väga, et miks on nii, et erinevatel kontinentidel, kui vaatame näiteks ökoloogilisi uuringuid, tulemused on erinevad. Ja kas need tulemused on erinevad sellepärast, et evolutsioon on erinev, näiteks Austraalia on eraldunud hästi kahut riigist teistest, või on meil erinevad koolkonnad. Teadlased, erinevad teadlaskoolkonnad, kes siis näevad asju teistmoodi, et samad faktid, aga interpretatsioon on teine. Ja siis sellest tulenevalt tekkis nagu mõte, et teeks midagi, mis on huvitav, nagu ökoloogiliselt, mida on lihtne teostada ja kuna me nagunii reisime ekstravalli, nagu teadlasena, konverentsi kõik edasi, mida saaks lühiajaliselt teha ja mis oleks midagi suurväärtus. Ja siis saigi selline katse välja mõeldud, millega ma uurin põhjataimestama klimaatproduksiooni, esosproduksiooni. Eks on kogu ökosüsteemi, rannikule ökosüsteemi alustanud. Katse on selles mõttes vahva, et seal on mingid instrumendid kasutanud. Põhimõtteliselt lähen võõrasse kohta, istun mernata maha, panen oma pesokosmid sinna merre ja olen päev aega looduskohtis kohas. Mitte midagi aparaadi kollab. Ja siis see tuli rääkis niimoodi, et alguses mingi testuuringut ma tegin Austraalias, aga mitte aimata, miks on see kaart selline nagu on. See on nüüd see, et inimene on ikkagi nagu nii-öelda tema see epitsenter. Ja see on nüüd see, kuidas me näeme maailma, kui see oleks Eesti projektsioon. Meil on see est-projektsioon ja ma olen ka kindlasti seda näidanud nõukogu. Ja siis ma olen küsinud, et kas te tegelikult teate, miks me kasutame maakaarti sellised nagu need tänapäeval. Et see sai ju kunagi kokku lepitud prantslaste ja inglaste just sellepärast, et kuidas me näitame Indias või kellegi kolooni vaatame, et see Inglismaa on nagu nii mõttetult väike. Et see lihtsalt see ei töötaks, nad hakkaksid mässama ja siis lepitigi kokku, praktikas kokku, jah, see projektsioon on väga ja nüüd on meil see projektsioon. Aga Eesti oleks keskel kahjuks küll niisugune maailm domineeritud teada, aga põhimõtteliselt see maailm, mis võiks meelne olla. Ja siis selle esimese katsetuse ma tegin Austraalias, oli väga põnev ekspeditsioon. Ja siis midagi on nii läinud,
saan erinevates kohtades käia seal erinevatel põhjustel ja siis kuskil seal 5-6 aastat tagasi ma mõtlesin, ma võtan Lõuna-Ameerika, kus samadel põhjustel, et Lõuna-Ameerika on evolutsioonis eraldunud teistest kontinentidest ka ikkagi jupp aega vahel ja põnev keskkond ka kultuuriliselt. Ja siis, kuna ma ei teadnud Ladina-Ameerikas suurt mitte midagi, siis mul tundus Tšiili on niisugune äge maa, kuna peres on hästi pikk, erinevaid röötamise seal uurida ja siis ühtlasi õpid hispaania keelt ja pärast selgus, et see hispaania keel on Tšiilis rääkides, kui hispaania keel oli pismistades Tšiilenja. Et aga põnev ikkagi ja siis see elemendi hammer põhimõtteliselt oli umbes selline, et kilevet läks ümber, kivitükk kosmetikaga sisse, mõõdab valgus, mõõdab hapniku ootusajas ja temperatuuri ja nii pärast kõik liigid saab ära määrata, ära kaalutud, palju kedagi midagi on ja siis saab suuremana andma. See on juba omaette teema, kuna selle suure amnestik on võimalik tegelikult väga palju asju. Aga kuna ma sattusin seal Tšiili ja see on täiesti võõras, kultuuriliselt võõras keskkond minu jaoks, sest ma ei tahtnud nagu ette valmistamata olla ja siis ma võtsin ühendust ühe tuttavaga, kes kunagi Euroopas oli postdoki Saksamaal ja ütlesin, et tuleb, kas saaksid selles mõttes logistiliselt aidata, et ütelda, et Eesti ei saa, kuhu ma ei peaks minema ja et ma lähen erinevatesse regioonidesse, kes võiks olla see kontakt midagi juhtuda. Ja siis ta lahkelt tegas, võimaluse pärast ekspeditsiooni lõpus ma sattusin tema instituuti ka, siis ennast liiklused määrata ja oma tööd teha. Ja siis läks selles mõttes jälle hästi, et nad kirjutasid taotlust. Ja nad kirjutasid taotlust, et oma ülikoolile tekitada uus osakond Punta Arenas. Ja siis nad mingil hetkel mõtlesid, oi, et on väga põnev teema, et ma hea meelega kirjutaks mingit asja kohta. See on selline, et seda on kirja. Elas Valdivest. Ta on kuulsas kõnelist. Et ma sain panustada sellesse projekti kirjutamist oluliselt ja see projekt sai rahastuse 10 aastaks ja siis õnnestus selle projekti toel käia ära Antarktikas ja tegelikult kaalusin jälle võimalused, et see on indialastega võiks minna, venelastega võiks minna, seal hiinlastega aga kuna mindugitest rannikumere ökosüsteemid ehk siis just see piir jää ja selle palja maa vahel, siis ega väga palju versioone tegelikult ei jäänud, sellepärast et siis ma peaksin uuringut tegema selle Antarktika poolsaarega, kus muutsid väga dünaamilised ja teiselt poolt, kui me vaatame, kes seal domineerivad, siis Tšiili baasil on ikkagi kõige suuremad ja nagu ikkagi, et see Põhjamaal selle Ladina-Ameerika kultuur oli käe enam ja neil on ikkagi see infrastruktuur seal ikkagi hullumajaselt peal. Ma ei tea, kes ajalugu on kursis, aga põhimõtteliselt see baas, kui see küla tegelikult loodi Viljas Reias, loodi Pinocheti ajal ja Pinocheti salateenisus sai teada, et vaenulik maa, Argentiina, kavatseb luua Antarktikasse oma küla. Ja seda häbi Tšiili valitsus keelas. Mida Tšiili valitsus ütles ette, loome küla ja see ongi, ja see on ainult ainukene küla, mis praegu Antarktikasse siia maal ei ole. Tegelikult vaatad kõne, et seal oli natukene. Aga kas see oli küla? Seal on lapsed, naised, et üks on see, et sul on missioon, aga see on, aga nagu ütleme, ongi praegu ka, et on 20 inimest, küla inimest, eks lapsed räägime ka 3-aastasele, kes on kõik jooksevad ringi ja siis neid toetab 20 sõjaväelast. Et neil on haigla, neil on kool ja miks me esimest aastat kohe ei saanud sinna Antarktikas oligi nagu see teema, et teadlased ütlesid ka, et teadnud, see on küll teadusmissioon, aga tegelikult osad saab välja tegelikult üle ära. Et tegelikult on see sõjaline missioon. Aga see on nagu hea teada, et kuna see on sõjaline missioon, siis see tähendab seda, et logistika töötab. Kui ükskõik kellega midagi juhtub, siis see tähendab seda, et lennukid on viiaks ära, saab teadlasi. Tegelikult nii, et see eesmärk on kinnistada Tšiili. Muidugi.
see on loomulikult, et see on suured koloniaalriigid, kõik on seda läbi aega teinud, kui Eesti oleks suur, ilmselt oleks nad samamoodi teinud, mis on väga inimlik, kõik saab väga hästi aru, aga mis mulle meeldis, on jällegi kui teadlane on number 1 ikkagi, nagu tehniliselt mõttes. Et kui me tahtsime minna mereekspeditsioonil, loomulikult, kuna Tšiili armee kontrollib seda julgeolekut seal, julgeolekut on merejulgeolekut, midagi kellelgi ei juhtuks, siis esimene oligi kõlekivi sinna baasi minema, küsisime, et kas me võime merele minna, ütlesid, et viimast on okei, jah, minge, see tähendas seda, et tunni aja pärast oli paat ja alus merre, või tunni, minuti pärast minna. 2 minuti pärast mootor käis, 3 minuti pärast härra teadlastele pakuti kohvi. Sellist luksust siiski kaupluses, ka Nõukogude Eesti ajas, ma ei mäleta. Nõukogude Eesti ajal oli muidugi igast huvitavast toimus teine, aga selline ressurss nagu teadlaste kätte anda, see on midagi väga unikaalset, peaks päris jumala ära kasutada. Et selles mõttes ja teine näiteks, mis mind üllatas, et see ongi nagu, see on nagu klubi jällegi. Ladina-Ameerikas kuidagi oskavad elada, et neil on 8+8 nagu see töötab, et siis 8 tundi töö, 8 tundi COVID ja 8 tundi magamise muidugi seda tõesti vähem. Aga nad oskavad iga nädal 2 tantsupidu, meil olid jooga mingid tunnid, meil olid salsa mingisugused klassid ja siis oli sõjaväelased oli tekitanud sinna suure angaari, kus toimusid rahvusvahelised spordivõistlused. Sellepärast, et ja meil oli seal võrkpall oli väga populaarne ala. Mina võrkpalli ei oska mängida, aga mul oli üks eelis. See on kasv. Tšiili noormehed on üldjuhul. Ja kui ma olin võrgu juures, siis mis mul iga need blokkid. Et ei midagi nagu väga vahe tegema. Ma arvan, et see on minu palju sportlik tulemus. Oskan teisi spordiala seda võtta, see ei ole minu ala. Aga ma sain kontinendi number 2 kohal. Kontinendi number 2. See on väga tulemus. Selles mõttes väga lõbus oli, kultuuriliselt oli huvitav, alguses oli muidugi peaaegu võimatu neist aru saada, ma just paarikelt enne kus 1,5 aastat õppinud, see eriti ei aidanud, no näiteks, et ma ei tea, kui oli see hispaaniakeelt ei teadnud, et Ovastas on näiteks hispaaniakeelest tüüpiline tüüpiline, kes käib, kas läheb, aga Tšiili, komandai, kätšai, et see nagu see üldse ei ole midagi hispaaniakeelt teadnud. Ja siis on igasugused muud sellised vahvad sõnad, millest ei ole midagi. Aga ja külge ja praegu Hispaania õppijad tegelikult ütleb, et mul on väga lihtsustanud Hispaania keelega. Aga siis ma rõhutan sellele, et tšiilikaid on tegelikult või Ladina-Ameerikas rohkem kui Hispaania inimesi, et ei tohiks nagu nii tunnelvisioonina seda asja vaadata, et see on hoopis põnev. Nii. Ühesõnaga, kirjutasime projekti, saime projekti, instituut loodi sinna alla Arenasesse ja jõudsin ka kohale. Ja see baas on professor Julio Escudero välibaas, kes natuke tahab rohkem teada, osoonist sai 3 saadet tegin, see on väga põnev kogemus oli tegelikult, et ma olin operaator, ma olin selline intervjueerija ja helitehnik ja nii edasi, et jube palju asju tegelikult ei toimi, loomulikult sellises odavas settingus ja mis muidugi väga tähtis on see, et tegelikult kõik teada tegelikult või rohkem vähem. Antarktikas ei üksinda käia. Et seal baasi territooriumis, sul on 100 meetrit, 150 meetrit on see distants umbes, natuke rohkem baasi kaudu. Ühesõnaga, see on see maksimum, mis võib minna. Ja inimestel ei ole need aeg, et see lihtsalt lõppuda ja vaadata kas oma filmide. Et need hetkeid oli väga vähe, ilusad film oli edasi, aga ei väga palju peale. Ja ütleme, ma teadlasse tundes seda Eesti reaktsiooni on ikkagi väga professionaalsed. Ma ei saa teha nii, et ma alustan ühte intervjuud nagu päiksepaistega ja siis lõpetan selle teise poole mingisuguse puuhalus, mis ei sobi. Ja see on see asukoht, see on selle King George'i saar ja siin ma ei tea, paistab. See on Vene kirik, Vene baasad asi. Ja Vene kirik täitsa ilus ja toimiv pakub kõik koha, kõik on olemas. Aga Tšiili, Meksika oli mingisugused väiksed sõpruskohtumised seal erinevatel peamiselt tuldi meie juurde, meie sinna juurde minna, sest Tšiilikad korraks käisid ja tulid Roomatest tagasi. Et see tuli ette, et see tasu ja odavik või kiirust. Ja seda oli ohjeldamatud ja ametlikult ju tegelikult alkohol ei ole, millega ei saa.
selgus ka siin väikse, et on eripära sõjaväe nii-öelda maksumärgistust, et ta alkoholi tegelikult täiesti ei osteta ka Tšiili välibaasis ja see oli natuke odavam Eestis, aga Tšiili mõistes kohutavalt kallis. Aga miski ja selline asi, see oli nagu see koht, siis just natuke. Aga jah, Tšiili kodanikud üldiselt ei oska juua. Nad joovad segam, joovad palju, hommikul on raske, aga nad peavad selles suhtes tsiviliseeritud, et nad on sellise peopäeva peavad tulnud tööpäeva. See ei toimu nagu niimoodi, et vedastel tegelikult pesu läheb sügavisse. Ja kuna see oli väga ohtlik, oli selle Vene baasi külastamine, siis tihtipeale ei ikkagi käinud muutsuste küll, aga väga ei käinud. Ja siin ongi, et seda proportsioone nüüd vaadata, et tegelikult 2 elamut on teadlaste elamut ja see on see sõjaväe. Et see nagu, aga nad ei seganud selles mõttes, et süsteem nagu töötles. Lõugas on kool ka ja seal on siis haigla ja. Et mis on nagu äge tegelikult oli see, et see loodushoid, see oli väga hästi. Ühtegi selles, et see muidu kui sa Ladina-Ameerikas käid ringi, siis see ei pruugi nagu elementaarne ikka lisatakse midagi maha. Aga seal oli ikkagi see, et kõik koristati ära. Ei püüdnud meres ka, ühesõnaga kui on eriluba ja mingi tuuringud, et mitte midagi, kõik viib tooli. Muidugi ma ei tea, mis see lennukid edasi-tagasi, et seda transpordi lennukid käisid seal 20 lennukid päevas. Et selle mõju kindlasti ei saa alahinnata, aga üldises plaanis väga loodushoidlik elustiil, kõigil tehti briefingud põhjalikult, kuidas tuleb käituda, kuidas ei tule käituda. Ja kõige kuulemad risuste oli tegelikult, see oli koht, kus kuna Tšiili valitsus toetab nii-öelda seda, et kellelgi midagi juhtus, et turvaline piirkond, siis väga paljud turismifirmad vaatavad sattuvad sinna. Ja nende loogikaga tulevad vaatavad see sisse, siis on liivautode peale, nad lähevad, siis viiakse neid turistide, keda mida vaatama. Ja siis selle jalad desinfitseerivad. Ja nad tulevad sinna ja juba Läänemere liigid Antarktikas, liidetekikad, Arktikesed, ehk siis kõik see, kes nagu Saksa saabastele kuskil Läänemere talvide kohal toodud, juba kahjuks omaks. Ja Eestus on ka nii? Ei tahaks uskuda sellepärast, et midagi nagu esimene, kes enam-vähem või kes on see nagu ei, see on ikkagi, see on see turisti juurde, ja selles mõttes küll võib-olla, tiigid oli pigem selle, mis on Kiilis ja seal näiteks Kattelanti ja Skagerraki ja selle. Millised laiuskraadid see asub? See on 62 mõnest. Ja on ka kirjas. See ei ole siis nagu Soome? See on väga huane ja soe koht. Mina sain sealt ühe väga põhimõttelise kogemuse. Eestlane, või ma üldistan, eestlane ei tahagi sooja, eestlane tahab valgust. Ma tulin sealt tagasi, ma olin paar päevast tulnud tagasi veebruari lõpus. Mul oli tunne, et mul ei ole suve vaja. Ma olen kodus suves. Ma muidugi soe ei kaela, aga mitte nagu soe väljas. Et selles mõttes mõne koht. Kiilid on veel jaamad? Ja. Neil on 1000 kilomeetrit seal allapoole, aga ongi, et kuna mind huvitasid just need põhjavälised koostööd, siis see on see saar, kus 80% vist on vahetud juustik, kui 20% on lahti, et see on just see hästi dinaamiline piir ja saab vaadata, kuidas asi nagu areneb ja kujuneb. Aga see on sellised maastik ja talud. Aga kuna Arktika ei kuulus on üks territoriaalne? Jah. Meil siis Tšiili on temaga kõige kiir kuskil? Ei, Tšiili on lihtsalt enda jaoks mõtelnud, et see ala on tema kontrollida ja kui poliitiline situatsioon kunagi tulevikus peaks muutuma, siis nagu vaev on näidanud, Euroopas oli ka, et siin Ameerikasse pandi maia maha ja nüüd on Ameerika ühendriigid. Et põhimõtteliselt, kui sama asi kordub Antarktika kunagi näiteks, siis Tšiilil on kindlasti selle suure lapi üle liigus. Aga ma loodan, et seda ei ole USA-l, ei ole Nõukogude Liidul, ei ole Hiinal, ei ole Indial ühtegi tükki seal. Nii et ma arvan, et situatsioon muutub selle pärast. Ilmselt mitte, aga ütleme, kuna Tšiili on võtnud selle kohustuse seal seda merepääste ja sellega tegeleda, siis kindlasti tal on mingisugused minegid mingites osades. Ja Tšiili sektor on nagu sõna kohustus tegelikult. Ja.
mis oli veel vahva asi, ma küll ei ütle seda kodus ma teadsin, aga kolleegidele, sest miks ma läksin sinna, ma tahtsin interneti maailmast ennast lahti ühendada ja ma ei tahtnud helistamist kogu. See rahulikult mõtelda olla nagu mõtetega ja tulla tagasi värske ja taassündid. Kui pikalt sa mõttes? 2 kuud. Aga mobiiliühendus on olemas. Aga just, jõudsime kohale ja mitte lihtsalt ei ole mobiiliühendus. Sõjaväelased on pandud torni püsti ja raadiolipp on Tšiili olemas. Ehk siis see tähendab seda, et oli kohaliku kõnehind. Tšiili kohaliku kõnehind helistab vaid kindlasti rohkem, aga ma ei... Mul õnnestus seda varjata, ainult abikaasa peal, ja lapsed. Ja teistel oli ka niimoodi, et kui neili vastu oli kandus on mingisugune erakorraline nagu sündmus. Siis mulle tuleb iga päev sisse üks 300 miili. Ja see on päris valus. Ja siis see tähendab ka seda, et laupäeval pühapäeval need päevad, kus on töötud või siis õhtul. Seda muidu ei ole võimalik. Kõik need meilid on seotud mingi kohe või eilseks või tavaliselt eilseks. Et no see on see reaalsus ja siis see on hea võimalus käia ja vaadata. Fotod kahjuks ei panna edasi, et kes on käinud teab või tegelikult seda just neid ilusad värvi, kui see päike siin peale tuleb ja milliseid, kui puhas. Ja minu jaoks on muidugi oli kontrastid, et ja siin kõrval kes arvaks, et see on Antarktika, et see pigem mõtleks, et see on Island või midagi sellist, või Šoti, ja siis loomulikult igasuguse 0 meeter on põhjas, et tegime seal mingi kaaristamise ja siis on seal vahvaid imetajaid, kes veel erinevaid liike. Ja reegel oli põhimõtteliselt see on selline, et meetrid ja vist oli 5 meetrit. Vähemalt 5 meetrit ei tohi minna, aga kui loom tuleb ise sinu poole, siis on nagu kuidagi oled loomast. Et Meridonidel oli näiteks siukene vahva harjumus, et territoriaalkaitse, see on nii tore. Et ta tõuseb üles isale ja siis kukub sinu peale 2 välja. Aga tema hästi jobi eest ära, õnneks. Aga siis on need, aga jama nagu see, et nende tundub küll, et on siukene värviline loom, et sa saad ju aru, kus ta on. Aga tegelikult see maastikuna sulandab nii palju hästi sisse, kes seosid teisele meredonile see suu. Ja selles elefanteeras seda piirkonda kutsuda jällegi, et 2-3 keskmine käima ja üks inimene on selline, kes on seda käinud. Just sama põhjusel, et tegelikult ei juhtus. Ja siis on vastikud hüljad, mingisugused hüljad, loofino. Kes tuleb ümber ja jookseb nii vastikud kiiresti ja hammustab ja seda on sõlma. Ma ei tea, kas see nii kuri on, kellel on läbi, aga see on territoriaalkaitse, et ta väike nimi, pooled on väiksed, augud on ka ja sõlmud see kõik, et seda vaja. Ja siis üks väga üks olulisemaid põhjuseid, miks ma seda läksin, on see, et maakeral on 2 kohta, kus on vee all nähtavus 200 meetrit. Üks on Islandi selles kontinentide vahelises praos, kus põhimõtteliselt läheb Islandi üks pool Euroopasse ja Ameerikasse ja sinna fossiilvesi tuleb läbi laagi. See on imelik läbipaistus ja teine koht on Antarktika, kuidas see sukeldumisel. Ja kui see sukeldustiil kuulis, ma tahan sukeldada, olid eufoorias, rõõmusid sellepärast, et iga päev pidi sukeldama põhimõtteliselt hommikul, iga sukeldumist ja pärast 2 sukeldumist. Ja kõige tavalisem sõna, mida seda kasutati, oli #FIO, ehk siis ütleme küll. Et oli küll, et nad üritavad siin praegu ilusat nägu teha, tegelikult küll. Ja siis, kui nad said teada, et nad saavad vahetustega teha, ehk siis üks mingisugune Põhjamaa jokuni, ja vabatahtlikult seda sukeldada, võtsid selle pakkumise väga rõõmu vastu ja mina sain vastu sellise kogemuse jälle, et kuivõrd suur on see maastikuline mitmekesisus, et sa lähed sinna alla, lähed järgmisse kohta alla ja täpselt uues kohas lõpuks, 3. kohta jälle uus koht. Et sellist asja mina oleks küll läinud muidugi nähtavus ka, aga siis, et Nõukogude pärit inimene oskab jacuzzi tegema, et peale sukeldamist, et siis siia läks natuke soojavesi sisse ja siis sain üles olla väga mõnus oli. Ja nagu näete, siis selle Antarktika sukeldamist, et kõik omad reeglid, mingisugune erilinnad ja läbidel, aga ikkagi küll. See on esimene kohtades. Ma näovaski ei ole. Kuidas? Ei, ma ei ole harjunud sellega midagi ja siis on ka, kui midagi juhtub, siis tegelikult see külm tuleb, et šokki või külm. Ega see on mass või tavaline, mis on ei.
me ei läinud nii suurtes sügavustes, see 50 meetrit nagu lagi, et see ei vaeva. Aga ma olen siin meil ka käinud jääl ja käigus käimas. See vahe on, et paar kraadi küll on oluliselt külmem, aga see rohkem. Tuleb oli mingi raskuskülmem, see Eesti kummaline. Muidugi meil on siin 8 ja siis seal läks 22-24 tihedal pluss palun. See oli nagu... Miks? Soodus erinevus ja tihedused sellest tulevad ja siis ka rohkem õhku vaja. 35 on meil soodust. See oli nagu põnev. Ja siis, et kes tahab vaadata, et 3 osa oli saada. On raadiosse ka mingi intervjuusid olen teinud, et seal on nagu seda visuaalia erilaupad tuli kallale ja et sai nagu ilusaid need andmevaateid. Aga niimoodi nagu siuke populaarjaos ei käe, kuidas see kõik on teadest. Aga loodetavasti ka huvitav. Ehk siis Kaug-Seeria ja Antarktika. Üks mu kolleeg, kes on ütleb natuke lihtsam meelde või eripäraga kolleeg, kunagi tuli minu juurde rääkima, ütles, et tead, et Antarktikas on mingi ufotanud mingisugune salaline baas, sellepärast, et kui me vaatame NASA kaarte, siis sätinfo nagu selle kohta puudub. Seal midagi on ära vajatud, seal tegelikult on see vandenõuteooriaid on väga palju. Aga mina hakkasin huvi tundma, sätinfot ei ole, kas ta on päriselt ka, sest orbiidituul läheb üle või mis seda värk on. Ja siis vaatasin, et Euroopa Liidus on just tegelikult paar sätti nagu üles sentinelid üles pandud, mis ma põhimõtteliselt võiks mõeldes. Tegin kõne Euroopa kosmosagentuuri küsisin, miks ei mõelda? Ma vastasin, aga keegi ei küsinud. Ja keerasid selle sätti niimoodi, et iga 3 päevaga hakkas tegema piisida. Ja siis mõtlesin, et nüüd on hea võimalus, lähen sinna kohe kaardistan selle, mis on päriselt on, saame satelliidi peale pildi ja kui on seos vaatluste ja selle algoritmidega on võimalik seal mingit signaalis välja lugeda, siis äkki saame esiteks teada kogu Antarktika põhjataimestiku, põhjataimestiku mustri ja kuidas see muutub. Kui me vaatame nagu reaalselt seda, kus inimene on käinud Antarktikas, siis need kohti on väga ja see oli nagu nii-öelda see 3. missioon, ja siin on nagu see loogika, et kuidas seda põhjendusel toimib, et meil ongi nagu mingisugune koht vaatlused, siis on mingisugune satelliidi pilt, ütleb, mis see nii ei kannata mood. Ja siis on mingisugune protsessimise mingisugune algoritmi, millega on võimalik leida seosi, mis on merekaugseire puhul väga keeruline, see, et infrapunas juba kõik see kaamera, see peamine ülemine pool meetrit või see vähem kui isegi, et see keerub ära ja selles on võimalik tegelikult väga palju asju eristada, aga seda ei saa kasutada. Ja siis me vaatame seda peegeldamist ja see tähendab tegelikult seda, et kuskil 99% signaalist on üle või kogu sellest tagasitoomast asjast on üle 1% signaal ja saavad sellest midagi kätte, see on päris keeruline, aga Antarktika on kõige läbivõist veekogu maagera ja sellest tulenevalt tegelikult loodused olid kõrged. Ja õnnestus. Tegime igasuguseid asju, lisaks sellele saime ka kinnitust selle hüpoteesi toimimisele, ehk siis teinekord on ka niimoodi, et Kaug-Seeriaga me näeme mustreid, aga me ei tea, mis on. Kui sa mõtlesin, et äkki see loogika on selline, et kui see muster on kirju, siis ka elustikku liikustikku. Ja mitmekesisus on see, mida me kõik nagu üritame kaitsta ja uurida. Ja oligi see seos teis olemas ja sai nagu, et tõestus on selle kohta, et täiesti mitmekesine muster, siis selle taga ja kirju elustik ja see toetab suuremat mitmekesisust. Ja siis natukene ka see uurimisala kohta, et meil on erinevaid kohtades, kus me käisime mõistamas. Ja siis saime siin nagu näiteks sellised seosed mingid eetikarühmad seal luuveetiga ja koheveetiga, punaveetiga. Ja kuna need liigini ja mitmekesisus väga suur ei olnud, siis oli põhimõtteliselt võimalik tihtipeale liigini minna. Ja siin on näidatud mingisugused sagedused, kus on spektrid sagedused, et kui see signaali tugevus nagu suure, siis võidab nagu siit see, kui ta ei lähe nagu rohkem,
signaalid, et siis indikeeritakse konkreetse veetiku olemasolu ja siis nende mitmete kanalite põhjal on võimalik kokku panna siis, mis seal on, mis seal ei ole. Siin on intrakanalid, näiteks see kohalikus tuleb välja, põhjuseks on see, et kohalikud on meil kõige madalam ja siis see infra on midagi näeb. Pruuvetikute puhul ja punavetikute puhul on nagu see ei tööta, aga mitmekesisuse puhul see väga päris hea. Ja siis igat teooriat tuleb loomulikult kontrollida, siis tegime veel lisamõõtmisi ja siis vaatasime, et kas meie mudelid töötavad ja mõni mudel töötas halvemini, mõni töötas paremini, aga üldiselt ikkagi enam-vähem rahul, et siin näiteks mingite muutujate puhul ikkagi pool varieeruvus sai ära kirjeldatud ja suudaks paremini, aga lihtsalt probleem oli nagu see, et tänapäeva satelliit, sellist nagu Antarktikat mõõdab, tema piiksu suur on 10x10 meetrit. Aga meie kohal see mõõtmine ei olnud sellises mastaabis nagu teises mastaabis ja seal tulevad tegelikult teised. Seda on võimalik korraldada, see on nagu esimene katsetus. Nii. Ja see lugu ei ole läbi, see oli minu esimene kogemus selle kontinendiga ja siis me loomulikult üritame jätkata selliselt, et me tegime seal mingi pisikese katsekesi ka juba eelkatselt, aga me tahame ikkagi teada neid põhjustavaid seoseid, kes kellega seal on seotud, kes sellega käib ja kuhu me liigume ja kuidas see seotud kliimamuutustega. Siis on meil plaanis sellel järgmisel aastal teha ka mingisuguse eksperimente kontrollitud keskkonnas ja vaadata, kuidas näiteks need domineerivad koostööd kujundavad ümbritsevat keskkonna ja siin on ka mingisugused näited selles, kus meil võib-olla natuke välja tuli, et kui meil on näiteks mingi piirkond, kus on see roheline joon, mis on domineeriv suur vetikas, kes toetab mingisuguse süsteemi arengu, et kui me seda eemaldame, et mis siis juhtuma hakkab, siis nähades mingid riigid, kes on alla surutud, arvamus suure, teisega või mitte ja selliste manipuleerimiste kaudu on võimalik mõista, mis seal süsteemis toimub ja kui me eriti hästi nagu seda uurime, siis ka ennustada, mis seal nagu juhtuma hakkab. Siis ma näitan ilusad pilte ka. Sealt ilusad värvilisi pilte, mis kõigepealt on võimalik teha. See on tegelikult meil läheb Tursala, kes on rääginud. Kunagi oli meil ka päris palju neid, aga siis tursk on pelaagiline kudeja ja meil on turska palju siis, kui on soolane hästi läänedel soolased, sest kui läänedel läheb magedamaks, siis marjadega põhjad päev ja siis sellest tulenevalt ongi. Siis mäletad 80. alguses oli Liiduranna ja selle kaide pealt sai turska püüda. Tulime rohkem kui Katet Norgani. See on ka tore koht. See on nüüd seesama Islandi see kontinendi pragu, kus saab nagu sukeldada ja seal olime koos National Geographicu sukeldajatega ja nad tegid väga hästi toreda pildi, professionaalid, aga seda oli tore vaadata, kas nad teevad. Ehk siis sukeldaja läks tagupidi, Testal pani vastu seda veepinda ja siis ei hinganud natuke aega, juba 10 praegu ja siis tegi pilt. Ja siis fotografeeris see pildi niimoodi, kus üles, see on nagu sukeldaja nähtud, kuna nähtud suure ära. See on täpselt selline tunne, et sukeldaja käib vee peal, veepinnal. Ja siis teid aru, mis on peegeldus, mis on, siin on natuke seda valgused keevad, aga sellised nagu põnevad alad ja siin samamoodi, seal isand ümber on, kus on ka isand ümber, seal on kus vulkaaniliselt aktiivsuspall ja siis nende vahet siis võõrda päris kõne. Kas seal on mingid sulakaliimid või mis see? Ei, need on bakterikoloonia, ma arvan, ja natuke seotud on mõningate vetikatega. Aga jah, et mis oli nagu selle koha suheldumisel nagu eriti mõnusaks, et oli lihasvahe. Ja siis me võtsime, kuna sealt tuleb seda fossiil- ja magneesinud, siis see oli ka päris hea strateegia, et meil oli termos kaasa võetud ja siis selle termosega me võtsime seda mõnes kohtus, kus sooja välja tuli, see oli keerisi põhimõtteliselt. Aga oli panime seda täis, siis kuidas see paati peal läks, kakaod juurde ja oligi seda soe joht ajast. Et väga äge. Ja siis see oli Lõuna-Aafrika. Ja Lõuna-Aafrikas on ka tüüded on väga sõbralikud ja uudishimulikud ja seal konkreetses koloonias oli 4000 tüüdest. Ja siis kui tulid 2 sukeldujad, siis neil oli kohutav põnev vaadata, kes tulid kõik.
ja siis kuuleme ja need on need noored pussikad, kes nagu ei karda, et tuleb närima ka, siis on ikka, et seal nagu ülestes pilti teha on jube lihtne, igal nagu lükkama veeuna. Nii, aga noh, jällegi, et kliimamuutusega tulevik on väga kõvasti seotud ja see tuleviku ennustamine ei tulegi meil alati väga hästi välja, aga me peame seda kasvatama ja noh, mis seda olete ka kõik kogenud, Eestigi natuke seotud selliste väljakutsetega, et meil on inimesed, kes nagu endiselt ütlevad kliimamuutused ei olemas, just enda ka, ma esitasin eelmine aasta teadusartikli ja peatoimetaja, kujutage ette, saatis mulle artikli tagasi, et teate, võib kirjutada artikli kliimamuutuste kohta, aga see on jama, kliimamuutus ei ole. Teadusaegade toimetaja, et kuidas? See oli Plossvaja ja see oli täiesti jamur ja see oli inimene oli veel kliimauurija, mingi sakslane. Ma saatsin tema ülemusele ja siis tema kirja tagasi koos töömad põhjaks, et kuulge, et ma ei tea, ei päde kuidagi, ei saa olla. Et ühesõnaga, kuhu ma tahtsingi jõuda, et see on ka meie missioon, et emotsioone võib olla, see on normaalne, peabki suhtuma, et tuleb armastada elus loodust, kuidas näeb, aga et ikkagi peaks olema teaduspõhine mõtlemine kõikide otsuste läbiviimisel. Aga ei tohi ära unustada seda, et meie ajud on nagu on, piiratud nagu oleme, ei suuda tegelikult kogu seda kõike koomata, mis ümber nüüd on, sellest tulenevalt meie homme võib-olla oleme targemad, aga täna on see, mis oleme, aga me kasutame ära seda, mis meil on. Ja mulle meeldib ilukirjatus ka lugeda. Minu meelest see on, kes on lugenud, Douglas Adamsi raamat, see on siis restoran universumi lõpus. Ja seal on kenasti, on olemas teooria, mis ütleb, et kui keegi kunagi kirjeldab universumi kogu tema täies ilmuses, siis see universum hävib ning asendab keegi leida oma raskemalt kirjeldama moodustusena ja väitamalt on see paar isegi juhtunud. Et see on nagu see optimistlik hinnang selles suhtes, et me tegelikult meil ei ole vähe, aga me juba teame, et meil ei ole vähe ja seal avab nagu väga põnev jätkates. Mooses raamatus kirjas. Kuidas? Mooses raamatus kirjas. Jaa, põhimõtteliselt, et saingi lõpuni, ma ei tea palju aega,